oota mul kass. Ta läks lolliks. Oi, tere. Mul tõesti kassiga video alustada, et nagu oleksin nagu selle Corolla roolis nagu with my pussy onja. Aga noh, my pussy ran away. Ma alustan selle video korralikult siis, et see on nagu behind the scenes video, nagu te pealkirjast lugesite. Ja ma ei tea, kas ma mainin pealkirja selle, aga see on nagu without the scenes. Aga noh, samal ajal, kui ma seda video filmin, ma lubasin, et nagu ma teen kõik majapidamistööd ära ja esimene on see, mul tuli kiriposti. Nii, mis siin kirjas on, et määra menetlusalusele isikule karistuseks rahatrahvi 0,3 trahviühikut, mis on 12 eurot. Ja mille eest? See on vist selle muusikavideo eest või ei? Tegelikult ma sain üks kord hiljuti trahvi ju selle rongiga sõitmisest ka ja vaata. Jaa, ma taas lavastan teile selle kohe, kuidas ma trahvi sain. Tere! Kas teil pilet on ostetud? Ei ole piletit. Mis mõte see ei ole? Trahv teile! Oi kui põnev! Minu esimene trahv! Kohe poisi oska käituda ka! Oleksid teinud selles, et iga teine kaader, mis seal oli nagu illegaalne. Jäta värav täitsa lahti praegu, pärast paneme kinni. Praegu ma monteerin ka siia, vaata, et mis seal illegaalne oli, vaata. Sa teinud mus mehe, Toyota Corolla, sa oled mul meeles, Toyota Corolla, vaata kus nüüd veel, Toyota Corolla, ma ajan sinu peeneks, 100 kilovatti kapoti Aldorest jõudu, mina sa roolis fucking osside õudu. Ma tahan üldsegi rääkida, et see low budget muusikvideo oli ka, vaata, et nagu tänapäeval näete hästi paljud noored teevad suurte rahadega muusikvideosid, siin tuleb paar näidet kohe, onja. Tegelikult ma ei taha näidata, tekib tülli siin, onja. No nii, igatahes mõte oli siis selles, et nagu muusikavideo teha võimalikult odavalt, onja. Ja siis praegu tulebki teil siin see arve, mis mul kokku läks, onja. Et esimesena mul läks rullteipi, et panna üks kaamera autokatusele. Siis ma pidin ühele filmile maksma 20 eurot penaraha. Ja siis mul endal läks siin natuke penaraha. Ja siis see trahv ka juurde arvestada. Ja kokku tulebki 62 eurot on budget. Ja siis ma unustasin mainida minu hingeraha. Sellepärast ma tahaksin nüüd teile kaadritagustest rääkida. Ma kogesin midagi enneolematut. Me sõitsime Piritale sügavale, me läksime Viimsisse välja. Mõtlesime, et teeme ühe laheda klipi seal. Seda klippi näete, mis me tegime seal kohe praegu. Ja siis jõudsime siukse ilusasse rohelise aasaga sellise ranna ääres siuke ala, kus istuvad noorbaarid. Ja siis me vaatasime, see oleks ideaalne koht, kus filmida. See oli 2 noorbaari, istusid seal ümber ja siis seal oli üks punane bemm. Päris kena bemm oli 2008. aasta bemm, kui me eksi, või 2004. Vahet pole. Igatahes me mõtlesime, et me sõidame sinna kõrvale ja ütleme, et oleks võimalik, et te teeksite ruumi natuke, me saaksime filmida. Ja me sõitsime sinna kõrvale. Seal oli üks noor pull. Ja siis seal oligi siuke vend, mingi siuke kiilakas, tatoveeritu vend, mul tatoveeringut pole, aga mingi vend reaalselt niimoodi tegigi seal. Nagu, kuidas siuke olukord tekib üldsegi? Tšikkulele. Kuna see päike paistab siin päris kenasti peale, mõtlesin selle, et tahaks lapsi saada. Aga teised inimesed on siin ja... Ai, see pole hullu, nad nagu nii ei saa aru. Lähme! Ma pean natuke ennast maha jõutama, sest tõesti seal kiskusid asjad jälle kuumaks. Vahepeal juhtunud selline asi, et mul kaamermees läks ära, et ise võtsin vlogi peal üle ja tahaksingi rääkida järgmisest olukorrast, et nagu kindlasti kõik nägite seda lahedat droonishoti seal maja katusel, onja. Kurat, suna tuli lõhkes, auto nii cool, et tõmban 5. kurvile, auto nii suur, et läheb rookruga tuuril. Ja paljud nagu on praegu kirjutanud mulle, et Laapis, ma olen seal samas maja juures, kus sa nagu seal filmisid, see nagu sinu kodu ja kõik arvavad, kui ma olen nagu rich bitch, kui ma tegin selle video ära, aga hoopis vastupidi, et 65 eurot vaesem, aga igatahes ma nüüd räägin teile, lavastan, kuidas ma selle kätte sain. Tere! Tere! Kas teie juures muusikavideot saaks filmida, et läksite pooleks tunniks ära ja ma filmiks muusikavideo teil siin katusel? Muusikavideo? No loomulikult, tule aga edasi!
nagu tõsiselt ka oligi selline olukord, et ma läksin karjusin nagu mega kaugelt, et et minge võiks korraks ära, et filmiks muusikavideo ja nad olidki nõus. Aga üldsegi nagu selle muusikavideoga läks selle koha pealt hästi nagu, et kui me nagu seda valmis poleks saanud, ma oleksin saanud kasvõigi näiteks mingi intro sellele rannavalvele. Panen selle siin maha, nii. Ja kui ma nagu üldsegi laoks ette selle tõe, kuidas teha sihukest head muusikavideot, kui sul raha pole, siis minul toimis kõige paremini see, et ma võtsin selle inimese, kes mulle meeldib, tõsiselt palusin ta kätt ja võtsin noore pere laenu. No tegelikult see eelmine klipp oli sihuke nali natukene, et vabandust, kui keegi ei naernud, aga ma tahtsin üldsegi rääkida sellest, et näed, pane siia natukene, et üleüldsegi on nagu selline olukord siin räpimaastikul, et kõik nagu räpivad, ma toon kohe näite. Mujal alabadel on külm, ema seda mul ei taipa, pean panema siin majas ise asjad paika. Igatahes nagu, käisin vahepeal linnast, tulin tagasi. Igatahes nagu probleem ei olegi selles, et ei osata räppida ega midagi, lihtsalt kui nagu muusikavideo tehakse, nagu see ei ole nagu ainult nende puhul, see nagu paljude räpparite puhul on see, et tehakse muusikavideo valmis ja räägitakse, et ta on hull kõva mees, hull gangster ja muusikavideot lihtsalt seina ääres nagu mingi, ma ei tea, reidi aegselt poseerid, vaata. No sorry, see ei näe üldse gangster välja. See oleks juba siis palju mõjuvam välja, kui see oleks, ma ei tea, näiteks roninud kuskile kõrgemale või nagu näiteks niimoodi. Mujal alabadel on külm, ema seda mul ei taipa, pean panema siin majas ise asjad paika. Ja siis mina võitsingi eesmärgiks. Sorry, mul on niidukiga taustal ei kuule hästi. Mina võtsingi eesmärgiks, et nagu kuna kõik räpparid teevad seda poolt just valesti, et siis mina pean ikka eriti gangster välja nägema, eriti kõva mees. Ja nagu selle tõttu oligi minu esimene marsruut kohe otse Lasnasse. Mis sa salata, kui võtan särgi ära tihti asi kisub palavaks, liiguma ta nüüd kõrge sild, esivedu. Sa räägid autost, ma räägin edust, sa räägid naistest, ma rikun seadust. No mingi 10 meetrit jõudsin niita. Hakkas sadama. Nüüd te olete nagu aru saanud, mis juhtus selle videotelgi taga. Et ma ei näidan nagu kõike, aga väga hea sellepärast, et muidu ma võiksin isegi vangi minna. Päriselt ka. Ja ma tahaksin tänada teid kõiki, et te vaatasite seda muusikavideot. Ma tahaksin tänada iseennast, et ma viitsin seda teha. Kindlasti ka minu häid sõpru, Kasparit, Carlost, Kevinit ja kõiki teisi, kes te aitasite filmida seda. Kindlasti nagu kommenteerige, kas te olete nõus minu arvamusega, kas teile meeldis minu telgitagusid näha. Mul on teile ka veel selline update, et ma pole olnud veel piisavalt hea YouTuber, et piisavalt postitanud, et nüüd hakkab tulema jällegi järjepidevalt siuke huvitav asi, mida ta ammu oodanud. Ma ei teagi, see on vist see koht, kus ma peaksin selle video lõpetama, sest valmis ta saigi. Aga aitäh teile, pange kindlasti pöial püsti, nagu ma pole ammu sellist asja küsinud, subscribe'ige, sellepärast, et mina olen see kuuluse näljas staarist YouTuber, kes tahab täiega laike saada. Iiet, aitäh, hashtag Martis Laapis out, go watch my music video here somewhere.